loobusime poolest kliendi baasist, aga me suurendasime käivet ja me teenisime ärikasumit. Kallis kuulaja, alustab saade Hakkame tegutsema. Saade inimestele, keda huvitab ettevõtlus, eneseareng või lihtsalt soovib kuulata põnevaid lugusid. Räägime Eesti ettevõtjatega, aktiivsete tegelastega, kellest võib tavaliselt väga palju ei kuule. Mina olen Indrek Põldvee ja tänud, et oled minuga. Tervitused kõigile ja mul on äärmiselt hea meel, et olete jälle minuga ja ma olen väga tänulik selle üle. Täna on mul külas Kristjan ja ta on ettevõtte Bullet Expressi tegevjuht. Bullet Express on Eesti turul tegutsenud 6 aastat ja ta on nii tõusude mõõnadega ja Kristjan täna räägibki meile oma algusaja loo. Ja praegult on Bullet Express äärmiselt kiire tõusuteel ja nende eelmise aasta käive oli üle 1 000 000 euro. Et samuti tekkis mul Kristjaniga vesteldes väga palju teisi küsimusi, mida tahaks küsida talt. Ja kallid kuulajad, kui teil tekib ka küsimusi Kristjanile, minge hakkametegutsema.ee kodulehele. Seal on ka saate märkmed Kristjani kohta infot ja minu kontaktid. Kirjutage mulle või jätke kommentaare, et ma olen väga tänulik nende üle ja siis teeme ka uue saate Kristjaniga. Aga lähme nüüd tänase loo juurde ja nautige. Nii, tervist ja täna on meil saates Kristjan ja Kristjan, räägi, kes sa oled, kus sa tuled? Tere, rõõm tulla. Mina olen Kristjan Puustusmaa, tulen sellisest ettevõttest nagu Bullet Express Logistics. Meie pakume siis rahvusvahelist kullerteenust, kiirtransporti ja kõik sellised kliendid, kellel on vaja midagi, mis on väljaspool sellist tavaraami, tavatransporti, et kõik see on nagu meie pärusmaa, meie kodu. Selge, aga räägi, kuna sa alustasid Bullet Expressiga? No, Bullet Express ise alustas 2009 ja mina siis liitusin sellise väikse viitega pärast seda, kui ma tulin ära oma siis nii-öelda palgatöö pealt, kelleks oli siis TNT Eesti. Ja mis sulle andis selle nagu sammu, et sa tundsid, et nii, et ettevõtlus on nüüd õige tee ja lähen liitun? Tead, see õige selle sammu andiski see valmisolek, ma arvan, et mingi hetk, iga inimene, kes valib ettevõtluse kui sellise, et siis ta saab sellest ise loomulikult valmis. Et seal ei ole nagu sellist asja, et ma arvan, minul vähemalt niimoodi oli, et ma olin selleks hetkeks valmis. Et ma olin teinud palgatööd, kõik see, minu professionaalne nagu küpsus või valmisolek on kogu aeg olnud siuke nagu väkeredel või sa lähed kogu aeg trepist üles, et sa teed mingid asju, aga mingi moment ma nagu otsustasin, et ma tahan saada natukene nagu targemaks või siis sotsiaalselt nagu ametiredelil ka nagu kõrgemaks, nagu kõik. Ma arvan, need inimesed, kellel on mingisugune ambitsioonikus kuskil veres sees, et siis nad, kui nad sellisest 90-ndatest nagu välja said, siis nad mõtlesid, et oleks nagu äge teha midagi, eks ole. Ja mina ei tulnud sellisest peres, kus kohas ma oleks saanud rahapataka kaasa, et siis ma olen pidanud kõik nüüd ise ära tegema. Ja ongi, ma läheksin ka läbi puhta juhuse tegelikult ma sattusin tööle TNT Eestisse, kes siis pakub sellist ka rahvusvahelist kullerteenust ja ma tegelesingi tegelikult selliste väikeste ja keskmiste ettevõtetega, eks ole. Et ma arendasin seal siis neid ärisuhteid ja nii-öelda tegin siis TNT-le nagu uut äri. See oli hästi intensiivne. Et sisuliselt oligi päevas 5-6 ärikohtumist, vahest oli rohkem, et sa pidid seda kõike nagu targalt tegema, aga seal sisuliselt tegelikult, ütleme see algne motivatsioon oli tegelikult oli raha. Et ma ei jäta siin mitte midagi välja, see motivatsioon teha seda oli raha. Ja need nii-öelda mõõdikud, millega siis mõõdeti, kus sa said siis seda boonust või seda lisaraha juurde, et siis see nagu tõmbas käima. Ja siis sa lõpuks üks moment ma hakkasingi, räägime ise endast, eks ole, et ma hakkasingi aru saama sellest, et mul on võimalik teenida lisaraha sellega, kui ma teen midagi rohkem. Ja sealt ma nagu tulistasin ja
ja ma arvan, et kui ma olin sellise nagu äkki 1,5 aastat vist ära olnud, et siis ma hakkasin taipama, kellega ma tegelikult kohtun. Ja iga päev minu ärikohtumised, mis olidki, nad olid väikeste ja keskmiste ettevõtetega, noh, ütleme seal käivetega kuni siuke paar 3-4 miljonit eurot, eks ole, siis ma nägin nii palju ägedaid Eesti ettevõtjaid. Mul ei olnud õrna aimu ka, kes nad on enne. Ma sisuliselt astusin iga päev uksest sisse ja oli vau. Täitsa nagu päriselt või. Siuke ettevõte ongi, siuksed inimesed ongi, siukse asju teevadki. Et nagu seinast seina, kui ennem mul oli arusaam, et Eesti on nagu mingisugune selline koht, kus kohas meil nagu toimetavadki mingid suurkorporatsioonid ja see on nagu, noh, see ongi Eesti ärielu, eks ole, siis ma tegin uksed lahti hoopis teistes kohtades. Eesti majandus ei koosne suurtest ettevõtetest, vaid Eesti majandus koosneb väga paljuski nendest väikestest ja keskmistest ettevõtetest, nendest inimestest, kes üks päev on valmis midagi tegema ja nad alustasid ja nad lükkavad seda nagu vankrit edasi ja edasi. Jube kihvt, Eestis tehakse nii palju asju. Ja noh, eriti äge ongi see, et noh, mina olen täna nagu transpordi logistika äris ja sisuliselt, kui ma lähen kuskil välisriiki, siis mul ongi võimalik tegelikult ka, kui ma tean, siis ma näengi, vaata, näed, seal on see ettevõte, seal on see ettevõte. Need asjad on tehtud, vaata, selle ettevõtte poolt. Ja nad on jõudnud laia maailma, et see on juba äge tegelikult, teadmine. Et siis võib nagu öelda, et see, et sa TNT-s töötasid ja teenisid raha, aga sa said võimaluse nende väike ettevõtetega kohtuda, motiveeris sind ise, et sa nägid nii palju ägedaid asju, et see nagu motiveeris, et tahaks ka nagu hakata ettevõtjaks või Põhimõtteliselt küll, et ma ei saa öelda seda, et see nüüd iseenesest motiveeris mind ettevõtjaks hakkama, aga selles osas ma sain aru sellest, et noh, see maailm ei ole ainult väliskorporatsioonid ja välisettevõtted. Et selles osas, noh, ütleme, mina ka, kui ma seal seda äri nagu TNT jaoks kasvatasin ja tegin juurde, et siis ma hakkasin mõistma neid ja nägema neid inimesi seal taga. Et selles osas. Ja noh, ütleme ettevõtjaks ma tegelikult hakkasin ikkagi sellepärast, et minu tööandja vahel selles osas kadus ära, ütleme siis selline edasiviiv jõud ja mingisugune usaldus. Ja siis me poolte kokkuleppel lihtsalt lõpetasime selle ära, eks ole. Ja siis ma teadsin selleks hetkeks, mina olin ise vaimselt valmis tegema seda nagu asja siis nii-öelda enda riskidega. Et kui ma sinnamaani, kuni sa oled palgatöötaja, siis sa teed kõiki asju kellegi teise raha eest sisuliselt. Aga ma olin valmis selleks, et ma teen ise. Ja ma teen nende mängureeglite järgi, mis minu jaoks on mugavad. Ja sealt sai nagu see alguse. Ja noh, selles mõttes see oli hästi intensiivne aeg. Et iga inimene, kes alustab mingisuguse ettevõtlusega, tuleb arvestama sellega, et kui see saab tema põhitöökohaks, siis tegelikult see esimesed 5 aastat on nii intensiivsed ajad. Et kui ta seal ei suuda enam nii-öelda roolis kinni hoida, siis on noh, väga lihtne tegelikult sõita vastu puud. Ja sa võidki sõita nagu emotsionaalselt nagu nii kõvasti vastu puud, et see võib siin tasakaalust välja lüüa lihtsalt. Räägi nüüd, kuidas sina kui 2009 nüüd liitusid Bulletiga, et siis ta oli just nagu väga alustav, et noh, ta olid nagu... Ja selle mõttes, et noh, mina liitusin 2010 tegelikult, Bullet alustas oma tegevust 2009 sügis, eks ole. Ja noh, ega nii nagu need sellised lihtsad asjad on. Väike ettevõtte, eks ole, noh, osanikud, siis meil ei olnud selliseid nagu passiivseid osanikke. Et kõik need, kes seal osanikud olid, nemad tegid siis ka seal tööd ja nii-öelda panustasid. Et selles osas, aga noh oligi, eks sa tegid nagu kõike, et rollid jaotati ära, kes mille eest vastutab ja siis nii oligi, mina vastutasin siis sel hetkel, kui ma sellega liitusin, siis raamatupidamise ja siis müügi eest. Et noh, müük on igal juhul müük ja turundus on nagu see koht, kus kohas mis on nagu ettevõtte jaoks, kes alustab või teeb midagi, siis need on väga olulised.
et sealt sa saad nagu alustama hakata, eks ole. Aga alates sellest hetkest, kui sa nagu jõuad oma esimese kliendini, siis tegelikult tuleb see samane nagu peegelpilt vastu, et siis me kohe puutume kokku klienditeenindusega. Ja see klienditeeninduse küsimus on, ma arvan, Eestis selline prioriteet number 1 tegelikult. Sest nagu sa saad endale mingid esimesed kliendid, siis sa pead sealt nagu sellega tegelema hakkama. Et see esimene rivi tegelikult oleks korras. Et see oli nagu väga, väga intensiivne ja õpetlik aeg. Ja enne kõike just sellest, et kui ettevõtte alustab oma tegevust niimoodi, et ta peab nagu ise hakkama saama, et ei olnud seda, et osanikud panid siis sisse näiteks mingisugune 100 000 krooni või see oli veel krooni aeg, eks ole, et oleks olnud selline materiaalne süst, et sul on kapital ja siis hakkad nagu tegutsema, ei olnud. Et see alustaski sellest, et see ettevõte ise hakkas nii-öelda raha tegema sisuliselt. Et konto arve peal oli 0 eurot. Kui sa võtsid oma esimese tellimuse vastu ja nii ta läkski, et sa tellimuse haaval ja oligi esimese sellise hetkega sai oma esimesed 300 000 krooni käivet nagu ära tehtud, eks ole, ja siis said sealt nagu edasi hüpatud selliste päris korralike sammudega, et me nii-öelda meid boostis edasi see, et me peame hakkama saama, ei ole lihtsalt varianti. Et nagu otsustasime ära selle, et me oleme ettevõtjad, eks ole, ja nüüd me teeme. Ja lihtsalt me lasimegi nagu minna, eks ole. Võtsime neid inimesi, kes tööle, kes siis too hetkel tulid meie juurde, et kui me alustasime nagu palkamist sel hetkel, kui meil oli nagu selle jaoks raha, me olime ikka suhteliselt nagu konservatiivsed. Me saime aru sellest, et see inimese palkamine tegelikult ei ole mingisugune siuke nagu nalja teema, et ütleme, meie ettevõtte sai ju alguse siis, kui oli igal pool majanduskriis ja inimesi lasti lahti, eks ole, koondati meeletuskoguses. Ja ma ise olin nagu viimase tööandja juures ka töötajate esindaja, ehk siis ma nägin kõiki neid suuri koondamisi pealt. Neid põhjuseid, kuidas neid läbi viidi ja mida need tegid nagu inimestega. Ma nagu nägin seda ja minu jaoks oli nagu puht selline humaanne ja selline normaalne nagu vaatepilt selles, et ma ei taha mängida inimesega. Sest kui sa ikka võtad tööle ja siis lased ta lahti, et siis tegelikult see ikkagi ta mõjutab ja siuke endal ka paha tunne, eks ole. Aga me nii-öelda palkasime siis sel hetkel, kui meil oli raha selle jaoks. Et ega me tegelikult ikka läks siuke peaaegu aasta mööda, kui me tegelikult ise nii-öelda maksime endale nagu palga välja, mitte selle mõttes palga välja, vaid me võtsime ise nagu mingisugust raha ettevõttest välja just selle jaoks, et ongi see, et endale ka nagu motiveerida vaata. Et sa tead seda, et sul on kulukohad kuskil, eks ole, sa pead selle osa nagu korras hoidma, aga siis on see, et kõik teised nagu saavad, eks ole, aga siis oli see, et ise nagu ei saanud ja vahepeal nagu tekkis selline siuke nagu paha tunne, et tahaksan, aga samas nagu ei julge ja sest mine tea, mis siis on, aga siis me nagu osanikaga lepsime kokku, et tavai, teeme nüüd ära, võtame selle oma esimese sellise raha, võtame, paneme tasku ja siis kulutangi selle ära täpselt nii, nagu ma siis seda tahan ise kulutada, et see oli nagu esimene hetk ja siis ta läks nagu edasi, et hakkasime, meie jaoks oli oluline see, et inimesed saaksid palka, nad ei peaks muretsema enda nagu heaolu eest, et me ei võtnud selliseid riske, et me võtame inimese tööle, meil ei ole talle tööd anda tegelikult, eks ole, et me teadsime, et me maksame talle palka, et tema ei pea selle pärast muretsema, kas tema saab oma raha tagasi või saab teenima palga välja, et meil on igal juhul see raha on olemas, ta ei pea selle pärast muretsema. Ja nii ta läkski, push'isime ja jooksime nii, kus vähegi jaksas, et see oli siuke, tegime kõike ja võtsime inimesi tööle, saime nagu asja jooksma ja nii kaugele saimegi, et kui sul ettevõtte käive kasvas, eks ole, nii-öelda ütleme kroonides siis miljoniste sammudega aastas, eks ole, et
et see kasv oli, käibe kasv oli tegelikult oli nagu suur. Aga see valdkond ongi, et kui sa nagu väikse ettevõtjana nagu alustad, siis kindlasti suurel ettevõttele, kes on korporatsioon, tal on nagu hinnaeelis on igal juhul olemas. Ja temal on võimalik seda hinda seal turu peal siis panna sellisesse auku, et kus ta saab. Ja tal on võimalik seda hinda tuua hästi nagu madalaks. Meie läksime see nii-öelda, meil ei olnud sellist a la kasumi pagasit või kapitali pagasit, kus kohas me oleks saanud nagu sellega mängida, et kui turuhind näiteks tuleb -70% sellisest tavaturu hinnast, et siis meil ei olnud võimalik sinna hüpata. Lihtsalt ei olnud võimalik. Ja tegelikult ka me nagu ei tahtnud sinna minna, sest me tahtsime teha sellist ettevõtet, mis ongi nagu nii hea, et meil ei ole vaja hinda müüa. Sisuliselt. Me tahtsime teha head transporditeenust. Ja see ongi kui see Bullet Expressi nimi ka, et kus see nagu tuli, et üks ettevõtte asutajatest siis istus oma kodus ja kõigutas oma jalga ja mõtles, et mis ma siin nagu teen, eks ole, sest ta ka oli just nii-öelda sellest palgatööst lepingu nagu ära lõpetanud ja siis ta mõtles, et tahaks teha ikkagi nii nagu ägedat nagu transporditeenust, lase kuul pähe. Ja siis sealt nagu tuligi nagu Bullet Express ja nii ta läks, et me ehitasime oma selle kullerteenuse võrgu nagu siis välja. Algul me ei olnud üldse spetsialiseerinud kullerteenusega, vaid me olime nagu lai ekspedeerija. Et me tegime seda, mida meil nagu kliendid tahtsid, eks ole. Me rääkisime nendega klientidega enne, kui me nagu hakkasime nendega äri tegema, et mida nad tahavad, mida neil vaja on, eks ole. Ja siis tuligi välja seda, et seesama suur ettevõtted, nad nagu nende nii-öelda see poliitikad ja väärtused, mis olid kirjas kuskil, tegelikult see oli näha, et sealt tehti ikka nii suuri selliseid kurvilõikeid, et kui 50% sellest nagu jutust uskuma jäid, siis tegelikult see ka nagu pool ette saanud. Ja nii lihtsalt nagu oligi, et kõik tegid kõik selleks, et ellu jääda ja väga palju transpordifirmasid läks pankrotti. Paljuski ka puhtalt selle poole pealt, et oli puhtalt see raha teema, et ettevõtjad, kes nagu võtsid nagu laenu, investeerisid, võtsid omale nagu autosid liisingusse ja siis neil olid kõik asjad nagu panti antud, aga siis tuli varasid ümber hindama hakata, eriti kinnisvara just. Ja siis hakati küsima, et kuulet, et sinu nagu see kinnisvara või see tagatisraha, mis sul see taga on, see enam meile piisav. Et anna nüüd juurde. Kui enne pank ise sisuliselt viskas raha välja, et võta see auto, ei ole probleemi, anname veel, eks ole. Ja siis, kui see pauk ära käis, et kuulge, aga nüüd kapitalid ei ole enam paigas. Et hakka nüüd raha uuesti sisse panema, et eks ole, kui sa teen nagu kliendi jaoks tööd, siis sul ei ole seda enam kuskilt võtta. Lihtsalt sul ei ole võtta ja siis lastigi ettevõtteid nagu järjest läksid pankrotti sellepärast, et neil ei olnud seda lisakapitali kuskilt võtta. Ja too hetk ka tegelikult, et Eesti ei ole nagu siuke koht, kus kohas väga ettevõtted nagu ühineksid. Et ma ise arvasin, et toimub mingi selline ühinemiste laine, eks ole, et kui sa näed seda, et läheb nagu jamaks, aga ei, eestlane ei ole see, kes vaata jagaks. Et ma paneks nüüd kokku mõtted, pead kokku, tavai, eks ole, et siuke asju ei ole Eestis. Et me oleme nii noored veel selles osas. Aga ma arvan, et see tuleb see hetk, kus me saame ise ka nagu ettevõtjatena nagu täiskasvanu liikumaks. Et siis see juhtub. Et neid ühinemisi, ma arvan, tuleb siit Eestis küll. Aga ma tean, et te ise alustate neljakesti. Ja ma tean natuke su lugu, et räägi, et kõik ei läinud nagu kindlasti lepasreega, et kõik ei olnud nagu suurepärane, et kindlasti olid omad nagu siuksed murdepunktid ka või ja räägi meile nendest. Minu jaoks isiklikult olid nad suht valusad, et ma alustasin seda äri niimoodi, et meil oli kokku 4 nagu sellist nagu osanikku ja 2 nendest olid minu parimad sõbrad. Ja enne kui me alustasime seda asja, siis me nagu rääkisime, et äri on äri ja sõpruse ja tegime mingi selliste džentelmenide nagu kokkuleppe, eks ole. Ja et kui ongi see, et kui äri nagu omavahel ei õnnestu, eks ole, ja siis me oleme sellest üle, eks ole. Ja tegelikult need hetked nagu kätte jõudsid ja me nagu saime aru sellest, et see asi ei tööta. Et siis mina seisin selle nagu ukse taga, et selles mõttes, et ma kaotasin äripartneri ja ma kaotasin ka sõbra tegelikult.
minu jaoks oli see nii. Et selles osas ja esimene sõbrakaotus oli mul 2010 ja teine sõbrakaotus oli siis 2013. Et selles osas see, täna minu õppetund on igal juhul see, et me leppisime küll kokku, me küll kirjutasime nagu midagi paberile, eks ole. Aga see inimlik aspekt on see, mis jääb alati nagu sinna juurde. Et iga inimene, kes teeb sugulase sõbra või kellegiga nagu äri, et peab ikkagi valmis olema selleks, et see asi läheb nagu nihu. Minu jaoks emotsionaalselt oli see väga raske. Et selles osas sisuliselt oligi, ma kaotasin ühe ettevõtte pärast, millesse ma uskusin ja millesse ma tahtsin nagu ise investeerida ja et see oleks nagu hea ja terve ja tore ja selles mõttes ka nagu minu nagu tulevik, et siis need läksid nii, et mina tegin neid valikuid seal, mis ma siis tegin, aga ma lähtusin sellest nagu sellest kriteeriumist, et tegelikult ma olen oma sõpradega läbi rääkinud selle. Ja need minekud ei olnud nagu ükski selles mõttes sellised, et seal olid omad nagu põhjused taga. Et Bullet Express muutis või nii-öelda tegi siis oma restardi 2013 ja seal tegelikult oligi see, et vaata, kui sa ettevõtjana kasvad, sa oled julgemaks. Sa hakkad tegema neid nii-öelda investeeringuid või asju ja siis meie ka nagu otsustasime, et me investeerime siis Prantsusmaa ja Hispaania turule ja me võtsime inimese tööle, eks ole, kelles siis lõpuks meie jaoks kuna see nüüd oli, kui te selle Hispaania see oli meil 2012 aga me võtsime 2012 lõpp oli selle ja me võtsime inimese tööle ja tegelikult me saime aru, et see personali teema on ikka nii oluline, et sul see referents võib ju hea olla, eks ole, et sisuliselt me võtsime oma nagu ühe koostööpartneri nagu töötaja nagu endale tööle, aga nii-öelda kliendina olla oli nagu, referents oli nagu hea, aga see, et me ta tööle võtsime, see tekitas meile ikka väga suure probleemi. Esiteks see inimene ise oli väga konfliktne ja teiseks ta tekitas meile väga suure kahjumi, sellepärast, et ta lihtsalt otsustas, et ta ei mängi ausalt. Ja täpselt nii oligi. Mis see ei mängi ausalt täpselt tähendab? Et ta... Selles mõttes, et ta käib tööl ja ta töötab ühe tööandja jaoks. Aga tegelikult nii-öelda see aruandlus, mis ta tegi, et see kõik oli jama. Ja ütleme siis, kui ta ära läks, siis ta lasi ka tegelikult oma arvuti kotti. Ja meil õnnestus nagu taastada sellest vestlusest nagu mingisugune, mitte kõige hilisem aeg, aga ala mingi paar nädalat nagu enne seda. Ja seal oli näha, et see inimene, mis ta siis nagu need signaalid, mis ta siis andis meie klientidele ja meie partneritele, siis see oli nii halb. Isiklikult nagu solvas. Aga meie jaoks oli see, et alati, kui see inimene tööle tuli, kontor jäi nagu vaikseks, aga kuskil nagu Ameerika filmis oli siuke, et uks lahti läheb inimene sisse, tuleb seda, keegi ei julge midagi öelda, sest äkki see tekitab selles inimeses nagu pahameelt ja siis see läheb mingi skandaaliks, sest siis oli alati nutt, kisa oli kontor oli täis ja see oli väga keeruline, see personali valik on alati nagu äärmiselt oluline, meile läksime sellega nahka, meie viga oli see, et me panustasime sinna ühte nagu aeda. Me avasime selle uue liini, panime kogu oma jõu sinna. Aga siis juhtus see, et me pidime selle inimese lahti laskma sellepärast, et me säiliks ettevõttes nagu hea ettevõtluskliima ja me pärast seda saime alles teada, mida ta nagu kokku keeras meile veel, eks ole. Ja sisuliselt me pidimegi suhteliselt nagu lühikese ajaga, me saime väga suure ärikahjumi. Ja mis nagu pahalõgu oli seal see ka, et nagu teiste teenuste käive ka nagu selle tõttu kannatas, sellepärast, et me võtsime selle fookus ära ja panustasime sinna suunda, eks ole. Ja siis oligi, ettevõtte käive hakkas kukkuma ja tekkisid likviidsusprobleemid ja see viis nii kaugele, et meil saigi see samane likviidne raha, mida me alguses tegelikult ju kõik kogusime, eks ole.
esimesest päevast peale me tõstsime oma likviidsus kogu aeg selleks, et me saaksime suuremaid ja paremaid kliente nagu ära teenindada ja siis läks kõik alla, eks ole. Ja see raha kadus ära ja meil ei olnudki nagu teist varianti, kus kohas kevadel me saime aru selles, et me tegime tugeva sellise jõnksu nagu alla, on ju. Et siis oligi osanikega tegime selle koosoleku ja lepsime kokku, et kui see nagu edasi läheb, et siis me peame muutma midagi ja siis oligi see, et mida me siis muudame, eks ole. Et esimene asi oli see, et kuna meie jaoks on kogu aeg olnud töötajatega sellised, mida nagu selgemad suhted on, seda parem on. Me ütlesime neile, me rääkisime neile ära, et mis seisus me oleme, eks ole. Mis võib meid nagu ees oodata. Ja siis augustikuus kahjuks see asi läkski nii edasi, et me olime sunnitud loobuma kõikides nagu mugavusteenustest. Aga kui ma saan nüüd tõesti aru, see inimene oli teil siis kaua tööl, et te võtsite 2012 aastal 4 kuud ja palju teil teisi inimesi veel oli? Meil oli tollel hetkel 1, 2, 3, 4, 5, 6 inimest ja põhimõtteliselt augusti lõpuks võtsite otsuse vastu, et kõik inimesed osanike vahel tuli meil lihtsalt selline otsus vastu, et see hetk tuli meile, reaalsus tuli meile vastu, et mis me teeme, et me oleme võlgu, me ei suuda nagu seda nagu õigel ajal oma kohustusi ära kanda, eks ole. Ja siis oligi, kuna me nii-öelda samaaegselt, kui me rääkisime nagu oma töötajatega, mis seisus me oleme ja mille pärast see on, me rääkisime ka oma partneritega, mille pärast see on, mis seisus me oleme. Ja siis me lepsime ka nendega kokku, mida me teeme, kuidas me sellest välja tulema. Et selle mõttes nad usaldasid meid ikkagi nagu edasi ja me ei kadunud nagu nende jaoks, me ei tahtnud seda teha, et tüüpiline Eesti teema, et lihtsalt lased jalga kaod ära, eks ole, ja nii ongi. Et siis me jäime, rääkisime, ütlesime ja me haksime, leppisime oma nii-öelda partneritega kokku nendes maksegraafikutes, eks ole, aga jah, meil ei olnud nagu teist varianti, et me pidime need töötajad nagu ja kõik nii-öelda ettevõtlusega seotud mugavusteenused, me pidime loobuma. Me tõmbasime oma püsikulusid nii kõvasti alla. Ja see oli see, mis meil aitas nagu nii-öelda neid võlgu nagu tagasi maksma hakata, eks ole. Aga ega see ei lähe nagu nii kiiresti ja nii lihtsalt, eks ole. Ja ega too hetk oligi nagu selge, et me olime juba alustanud oma normaalses elutempos, me jõudsime sinna, et me hakkasime oma teenuseid ühtlustama. Et kuna meil tekkisid juba rahvusvahelised kliendid, eks ole, et see keel oleks, millest me räägime, kuna nad tegid ka omavahel nagu koostööd teenuste mõistes, eks ole, et siis meil oli vaja teha see, et me hakkaksime rääkima ühte keelt. Kõik osapooled me räägime ühte keelt, ühiste sõna nii-öelda varadega. Et siis jah, me töötasime välja teenused ühtede nimedega, teenuse grupid. Me muutsime ära oma logo ja siis nii-öelda sõnastasimegi enda jaoks tegelikult ära, et kuni me üks hetk tegime kõike hästi palju, et siis meil tuli see nii hetk, et kes me tegelikult oleme, mis on meie identiteet, milles me head oleme. Et see oli see 2013 see hetk, kus kohas me saime aru, et meie identiteet ja tugevus ongi see, mis on kõik ajakriitilised ja siis sellised eritööd. Et me teeme neid kõige paremini, me saime klientide käest kõige paremad review'd seal. Sest me ikkagi iga aasta nagu küsisime nende tagasisidet, eks ole, ja sealt me saimegi selle. Et jah, lõppkokkuvõttes kogu see nii-öelda kuna me loobusime, eks me koondasime töötajad ära, eks ole. Aga mis see reaalsus oli 2013 aasta siis augustis, et kõik koondad ära, palju teid oli ja mis siis need sammud olid? Meil oli 3 osanikku oli. Ja me 3 pidime siis selle inimene hulga nagu töö nagu ära tegema, eks ole. Aga ütleme siis oktoobrikuus oli nagu selge, et see kolmik, need osanikud, nad ei käi ka enam ühte jalga. Et on eri huvid on. Ja siis saigi nagu tegelikult ärilises mõttes oli seal paratamatus, aga siis oligi see teema, et kas ettevõtte nüüd lähebki osanike mõistes, kuigi ta töötab, kas osanike mõistes läheb ta laiali või ei lähe laiali. Ja siis mina olin jälle selle valiku ees, et kas ma usun sellesse
mudelisse, kas ma usun sellesse ettevõttesse või siis ma usun nagu sõprusesse, eks ole. Ja noh, minu jaoks oli jälle selge see, kuigi ma juba ühe korra seemasta näppe, siis ma sellises nagu naiivsuses lootsin seda, et kuna see ei töödanud ja noh, oli vaja minu ja minu praeguse äripartneri vahel oli nagu mõistmine ja me läksime ühtlasse kindlasse suunda. Et siis oligi see, et me tegime ostupakkumise sellele kolmandale osapoolele, kes oli siis mu sõber ja noh, et me ostsime tema käest siis, me ei ole kedagi lihtsalt üle parda visanud niimoodi, et me midagi ei anna, me oleme alati ostnud osaluse tagasi. Et me oleme vaadanud näkku, et see asi ei tööta meil, et ma ostan su osaluse ära. Ja siis niimoodi ta läks, see oli ka, see oli, me olime inimestele nii erinevates kohtades ja nii-öelda siis, kelle käest me siis selle osaluse nagu ära ossime. Et noh, me olime ikka inimestele nagu nii erinevates kohtades. Ja see oli jälle, minu jaoks oli see, ütleme, inimesena jälle laks vastu hambaid. Ma jälle kaotasin oma sõbra ära. Aga selles mõttes, see, mis oligi see samane asi, et ma ei olnud nõus, kui ma ei oleks seda teinud, siis ettevõte oleks oma tegevuse lõpetanud, oleks pankrotti läinud ja kõik need võlad, mis siis nagu jäid ülesse, siis need oleks läinud ka, siis meie partnerid oleks pidanud oma siis kahjumisse kandma, aga ma ei saanud sellega inimesena hakkama, ma ei tahtnud seda teha, ma ei tahtnud võlgu jääda. Ja seal oligi see, et ma oligi nõus maksma oma nii-öelda sõbrale ja äripartnerile raha selle eest, mis on ta, mitte mis ta osalus on väärt, sest osalus ei olnud enam midagi väärt, sest ettevõttel olid suured kahjumid. Et aga ma olin nii-öelda valmis kinni maksma nii-öelda tema võlaosa ja lisaks ma andsin talle raha, et ta saaks oma nagu eluga edasi minna. Mina, selle mõttes tegelikult mina ja minu partner, eks ole, Mart, et me kahekesi nagu selle mõttes võtsime selle riski ja me andsime raha, et inimene saaks minna ja teha oma asju selle mõttes, et ta ei jääks nagu nälga, et oli ka pered ja nii edasi, et ja me võtsime ise selle riski, aga meil oligi nagu see koht, kus kohas me nagu omavahel vaatasime otsa, et seal ei olnudki nagu ettevõtjana sa pead olema ka valmis nagu selleks, et sa vastad sellele küsimusele niipidi, et mitte kuidas me seda teeme, vaid et kas me seda teeme. Ja ongi nii, sul on valik, kas sa teed või sa ei tee. Siis, et ma ei tea, kuidas ma seda teen. Aga ma võtan otsuse vastu, ma teen ära selle. Ja see oli nagu see koht, kus kohas me puustasime. Sisuliselt on nagu ilma naljata väga tõsine teema ja väga tõsine hirm on see, et kui sa oled ettevõttega ühes kohas ja sa ei saa selle nii-öelda teenust, kui siin ta sisuliselt, eks ole, mingi 8 jääb 2 alles. Sul on vaja selle töömahuga hakkama saada. Sul on vaja need kliendid ära teenindada. Ja see koht, mis me siis nagu otsustasime oma partneriga, kellega me nagu alles jääme, et okei, me ei saa enam sellega hakkama. Ja sisuliselt me loobusime tegelikult umbes poolest kliendi baasist. Me lasime need kliendid lahti, keda me ei suutnud ära teenindada. Me arvasime, et me kaotame käibes umbes pool tänu sellele. Aga me lootsime seda, et kuna me sealt saame nagu seda osa, mida me ei teenida, et me sealt saame ressursi ja me saame keskenduda siis sellele, mis on nagu meie tugevus, siis ta tegelikult nagu, nii läkski. Me saimegi keskenduda sellele, mis on meie tugevus ja lõppkokkuvõttes oli see, et kui me nii-öelda sisuliselt 8 tegime seal, ma ei tea, 800 000 eurot käivet, eks ole, ja teenisime siis ärikahjumi. Et siis nagu järgmine hetk, kui me nii-öelda jääme 2 ja see 1 aasta, mis me tegime 1 miljon eurot käivet, ehk siis me loobusime poolest kliendi baasist, aga me suurendasime käivet ja me teenisime ärikasumit. Vaat see oli nagu see nagu konkreetne nagu selge vahe, et kui sa see oli üllatus meie jaoks ka, et nagu päriselt, kas see läheb niimoodi, kas see tegelikult ka niimoodi juhtus või? Et see oli nagu siuke, meie jaoks endal nagu see väike vau.
Ja kuidas need tööpäevad välja nägid, kui te kahekesti tegite selle 8 inimese töö, et kas see oli 7 päeva nädalas, 24-7 tundi ja kindlasti oli, sellepärast, et vaata meie ettevõte pakub oma teenuseid 7 päeva nädalas ja 24 tundi. Et Eestis võib öö olla, eks ole, aga kuskil mujal ei ole öö. Et kõike seda, ja oligi ka sisuliselt, ega me olime 2 ja me leppisime kokku mingid asjad, kes siis mida siis teeb, eks ole, millest me siis vastutame. Aga ütleme nii, et ettevõtte nagu üldkorralduslik pool, see jäi kõik, jäi tahaplaanile. See, me tegelikult me ei jõudnud sellega tegeleda, sest meil oli vaja klientide tegeleda. Aga samal ajal oli ka see, et tegelikult me saime aru, et siin Eestis üksi hakkama ei saa. Vaja Eestist välja minna. Ja meie nii-öelda selline teine koduturg on Rootsi turg ja sinna me too hetkel ju olime seal alustanud, eks ole, selle asjaga. Ja meil oli vaja sinna ka panustada, siis sisuliselt oligi see, et mis me tegime tööd, võtsime tellimusi vastu, me sõitsime Rootsi klientide juurde, aga me samal ajal, kui me olime välisriigis, eks ole, siis arendamas uusi kliendisuhteid, siis samal ajal me teenindasime oma neid olemasolevaid kliente. See päevad nagu läksidki niimoodi, et selle mõttes see 1-24 tundi, mis meil oli, et siis me tegime sellel hetkel, kui me olime väsinud, siis me ilmselt puhkasime. Aga kui sa puhata ei saanud ja oli vaja mingid asjad ära teha, siis sa tegid nagu neid asju, et see oli hästi intensiivne, see oli väga raske. Ja ütleme, minu poole pealt mulle tundub, et minu partneril tegelikult oli nagu veel nagu raskem, mulle tundub. Aga ka see külg, et vaata, kui sa oled sellises kohas, kus kohas sa pead hästi palju tööd tegema, siis me enam ei näinud vaata teineteist nii palju. Ja see tegelikult hakkas nagu mõjutama, et üks moment me saime aru, et okei, et see on nagu way too much. Aga mis nagu meie jaoks on nagu okei, oli see, et me nägime seda, et me lähme nagu väga, väga heas tempos, et me maksame oma võlgu ja me lähme nagu tagasi sinna poole, kus kohas meil ei ole maksed üle tähtaja, eks ole enam, et me olime suht väike summa. Siis oligi, me võtsime nii-öelda siis minu poole pealt raamatupidamisse, võtsime siis assistendi, eks ole, kes aitas selliseid nii-öelda arvetega tegemist ja nende sisse toksimis sellist üldist töökoormust nagu allapoole tuua. Ja siis ma sain jälle nagu müügiga nagu tegeleda, aga me oleme partneriga nagu kogu aeg ise nagu seda müüki nagu pussinud ja teinud ja rääkinud ja klientidega selles mõttes nagu üritanud olla nii tuttavad, kui vähegi võimalik on, et me tunneksime neid, et me teaksime, kes ta on. Sest ütleme nii, et ega ausalt ütlen, meil ei ole tundmatuid kliente. Meil on kõik kliendid, keda me tunneme neid suhteliselt hästi. Ja me teame ka nende ettevõtete seisu. Et meil selliseid, ei ole niimoodi, et meil keegi helistab ja ütleb, et ma tahan nüüd saata pakki või teeb internetis kuskil sellise mingi tellimuse ja siis nii lähebki. Et meil tegelikult me ei olegi teadlikult üldse andnud neile sellist võimalust, et nad peaksid minema kuskil iseteeninduskeskkonda sealt tellimusi tegema. See oli teadlik valik, et me ei tahtnud olla mingisugune tundmatu loomanahk selle kliendi jaoks, vaid me teadsime seda, et kui tal on mure, et ta saab helistada igal ajal, on see päev või öö, mis iganes, et oleks see usaldus on olemas. Ja ta teab seda, et ta ei ole meie jaoks mingisugune mingi suvaline klient, kes tahab mingi pakki saata ja ongi täpselt nii. Et logistikas on see ajahetk, kui on kellelgi midagi vaja, siis seal võib olla mitu muutujat vahel, mis iganes ta siis on. Et aga kui sa interneti keskkonna lood, siis sinna ei ole võimalik neid sisse panna. Ja me ei tahtnud neid sinna lükata. Me tahtsime klienti enda poole tõmmata, mitte neid välja lükata. Ja iseteeninduskeskkond on see koht, kus kohas sa lükkad tegelikult klienditeeninduse mõistes, sa lükkad selle kliendi ikkagi endast natukene kaugemale. Et selles osas need inimesed, kes neid tellimusi teevad, sa võid küll ettevõtte juhatusega näiteks või mingite ülemustega kokku leppida mingeid asju, eks ole, aga need, kes reaalselt tellimusi teevad, neid sa ei tunne, sest sa ei ole nendega kokku saanud. Ja tegelikult see protsess on ka seal all, eks ole. Ja nüüd, kuidas sa sellega majandad. Me kogu aeg oleme tahtnud olla nii, et kuule, et ma olen sul partner ja ära võta mind kui mingit selles mõttes a la suvalist ettevõtet. Personaalsel lähemine. Igal juhul see personaalne lähemine oli meie jaoks äärmiselt oluline. See on see, kus kohas. Kui meie tunneme oma klienti ja tema klienti,
ja me teeme kõik need protsessid seal kaasa hästi, mis seal vaja on, vaat siis hakkab äri pihta alles. Ja ma arvan, et seal see oligi see, kus kohas meil kogu aeg nagu, miks meil ongi nagu läinud suhteliselt hästi, ongi just sellepärast, et me oleme aru saanud, et kus kohas me oleme, mis me teeme. Aga räägin, okei, nüüd 2014 läks juba hästi, et kõik see eelnev, et nüüd kui sa mõtled tagasi, et kas sa arvad, et sa tegid õige valiku, tulid palgatöölt ära ja sa oled nagu hea meel, et oled ettevõtja ja kõik need asjad, mis juhtunud on? Jaa, kindlasti. Selles mõttes, et ega see otsus, et sa saad nagu hakkad ettevõtjaks, et noh, üks asi ongi see, et nii-öelda see sotsiaalne surve on, eks ole, et üks moment oli Eestis ju see, kus tuli ülikoolidest välja ju tonnide viisi ärijuhte, igasuguseid nii-öelda ärijuhte on. Ja kõik mõtlesid, et mis nad tegema hakkavad, eks ole, aga nad hakkasidki tegema, tegid omale ettevõtte, eks ole. Aga noh, mina nagu selles mõttes kasvasin inimesena selliseks nagu ettevõtjaks ja siis sealt nagu edasi läks, et idee poole pealt ma olen nagu sellise kasvatusega, et noh, kui midagi nahka läheb, eks ole, ütleme, et see ettevõte enam ei eksisteeri ja minu teised ettevõtted ka enam ei eksisteeri. Et siis mul ei ole probleem võtta näiteks labidas kätte ja minna kaevama või noh, kuskil mingit sellist lihtsat tööd tegema, et mul ei ole inimesena, noh, ma ei tunne ennast kuidagi moodi nagu solvatuna selle pärast. Et ma saan ikka hakkama, ma teen ära. Küsimus ongi selles, et ma siis vaatan vastu nendele jälle 2 põhiküsimusele, kas ma teen või ma ei tee. Kuidas on jälle omaette teema. Et siis, kui sa oled selle ühe asja ära nii-öelda enda peas nagu sättinud, noh, siis sealt teised uksed juba tulevad lahti. Et minu jaoks on nagu see ettevõtjana nagu just ongi see pilt selline, kas ma otsustan, mis ma teen. Ja kui ma saaksin aega tagasi keerida, siis on asju, mida ma teeks teisiti. Aga ma kindlasti ütlen seda, et ma ei kahetse. Ma teeksin mingeid otsuseid, ma teeksin teistmoodi. Mingeid elemente ma teeksin muidugi teistmoodi. Aga üldprotsess, mul on hea meel, et ma selle nii-öelda tegelikult läbinud olen. Ja noh, ettevõtjaks tasub hakata. Sest see eneseusk viib tegelikult nagu edasi. Selge. Aitäh, Kristjan, nende selle väga, väga põneva ja känuliku loo jagamisest, et ma nüüd küsin paar sükest kiirküsimust niimoodi, et tuleb, et kuidas sa oma hommikud alustad, kas sul on mingi kindel rutiin, mida sa iga hommiku teed, et päevast energiat ja sükest saada? Mul ei ole päris sellist päris 100% välja kujunenud rutiini. Et ma olen avastanud enda jaoks mingis mõttes jooga, et noh, ma üritan seda teha reedeti. Et kuna mul üks kursade, tema avas siis City Yoga stuudio siin Kalamajas Niine tänaval, et siis tema käib reedeti, et ma üritan seal käia, nüüd ma pole jälle tükk aega saanud, aga tegelikult see on nagu äge. Aga sisuliselt mina, noh, kuna minu jaoks hommikune aeg on inimesele kõige raskem aeg tegelikult, et siis mul on vaja just seda aega, et ma settin ja nii-öelda ärkan ülesse ja siis nagu nüüd minu jaoks võiks see tööpäev tõesti alata kell 10. Et selline. Aga ikka tass kohvi ja siis asja kallale. Et noh, ikka iga ettevõtja, tema tööpäevad ei ole nagu sellised, nagu nad on, et noh, ma nüüd kell 8.30 alustan ja kell 5 lõpetan, et see nii ei käi. Aga see on meile valik. Tegelikult noh, kui ma tahaksin, ma saaksin võtta selle otsuse vastu, et ma seda teeksin ja siis ma pean ka nii-öelda nende tagajärgedega lihtsalt arvestama. Aga täna ma ütlen tõesti, et minu ajajuhtimine ei ole nii hea, et seda kõike läbi saada. Selge. Aga jah, kõik muu on selline töö ja nüüd pärast seda nii-öelda pikka perioodi, kus ma tegelikult väga palju andsin endast nagu välja nagu ettevõttesse sisse, et siis ma ka üks moment otsustasin seda, et ma enam tegelikult, ma ei jaksa seda, mul on vaja endale seda energiat kuskil saada ja ma hakkasin ise ennast ka nii-öelda siis hellitama,
et endale rohkem lubama asju ja see on nagu oluline, see tasakaalu loomine, et see on hästi tähtis. Selge. Räägi, mis on üks asi, mida sa soovitad kuulajatel tegema hakata praegu, kas siis ongi, et võtta oma esimese sammu või kas nad mõtlevad liiga üle, tahavad hakata ettevõtjas või kui ma ise usun, et kõik ei pea hakkama ettevõttes, aga mida see on üks asi, mida nad võiksid hakata tegema, et oma elu paremaks, huvitavamaks ja mõnusamaks teha? Jah. No võt, see on nüüd selline küsimus, et aitäh sulle selle eest. Et no enne kõik, võt ongi, nii nagu mina võtsin, eks ole, et kas ei või jah, väga lihtne küsimus. Et kui sa oled teelahkmel, et kas sa hakkad ettevõtjaks või sa ei hakka, siis sa pead nagu selle ära otsustama. Kas ma olen ettevõtja või ma ei ole ettevõtja. Kui ma olen ettevõtja ja ma olen nõus võtma kõik need vastutus, mis sealt kaasa tuleb, kui sa selle enda peas nagu oled paika saanud, siis mine edasi. Siis ära selle teise küsimusega tegele, vaid tegele sellega. Ja mine edasi sealt. Otsi neid ärisid, milles sa oled hea, mida sa oskad, tee seda ja siis võib-olla kunagi sa jõuad ka sinna, et sa teed neid asju, mis on võib-olla, milles ise nii hea ei ole, aga need on ägedad ja elu viib sind kokku nendega. Ja isegi kui see küsimus, et ma ei ole ettevõtja, siis see on hullu, vaid tulebki teha asju, mis sulle meeldib ja mida sa tahad teha. Absoluutselt, selles mõttes, vaata ka töövõtjana sa võid olla selles mõttes ettevõtja. Et ettevõtja on üks selline sõna sellest, et sa moodustad endale juriidilise keha ja hakkad seal siis nii-öelda juriidilise isikuna tegutsema, eks ole. Aga sa võid ka ettevõtja olla niimoodi, et sa ei kuulu nii-öelda nagu osanikuna kuskile sinna sisse, vaid sa lood mingisuguse väärtuse, sa teed mingisuguse kasuliku mudeli või mis iganes, sa patenteerid selle ära näiteks koos oma tööandjaga ja siis sa saad sealt. Või siis ongi täiesti okei, et täna ma tõsiselt usun, et neid ettevõtjaid, kellel on täiesti ükskõik oma töötajatest, on nagu aina vähem ja vähem. Et selles mõttes, see on selge, et kui sa võtad endale mingisugusele ametile töötaja ja sa temast ei hooli, ja sa ei võta teda tõsiselt, siis läheb asi hapuks jälle. Et see on nii ebaloomulik, kui sa seda ei tee. Et see ongi, see on samamoodi nagu sa mängid korvpalli kellega või mingid muud teist mingit mängu, eks ole, ja siis sa lihtsalt otsustad, et aga tegelikult ma neid kahte tüüpi, et nad ei meeldi mulle inimestena, ma jätan nad mängust välja. Sa ei saa seda teha lihtsalt, sest see on meeskonna mäng. Nii on. Ettevõte on meeskonna mäng. Et kui sa just muidugi ei tee mingit konsultatsiooni, eks ole, oma enda ettevõttele. Täpselt. Aitäh. Kui sul oleks suur plakat ja see oleks näiteks Raekoja platsis kuskil püsti, ja see oleks reklaam, mis sloogani või mida sa paneks sinna? Vot siin on nagu see pool, et rollid, et mis rollis ma olen, et kui ma seda kirjutan. Mis sa soovitad inimestele? Mis ma soovitan inimestele on see, et tee asju. Selles mõttes, et tore on kommenteerida ka, aga tee asju. Ja kui ma tõesti sinna saaksin panna, siis kui ma ettevõtjana paneksin oma Bullet Express Logistics nime alt, siis ma paneksin sinna oma slogani Deliveries Promised. Me oleme kõige paremat nagu teenust pakkuv ettevõtte ja nii lihtsalt ongi. Me pakume ajakriitilist teenust ja me teeme seda niimoodi, nagu kliendil vaja on. Jah, me ei ole Eesti Posti hinnatasemega, aga see selleks. Aga inimesele ma panen sinna, ole iseseisev, võta vastutus ja ole mõnus. Sest see mõnus olemine ongi see, et sa ei pea virisema nagu kogu aeg, eks ole. Aga ongi, tee asju ja kõik juhtub. Kõik juhtub, aga sa pead nagu mugavalt tegema seda. Et kui sa hakkad üle pingutama, siis läheb nahka kõik. Kui sa oled võlt, siis kõik näevad seda. Täpselt, ma olen täitsa nõus sellega. Räägi, kas sul on mentoreid ja kas sa ise nagu usud sellesse ja kas sa ka mentorda kedagi? Ma väga usun mentorlusse. Bullet Expressil on endal algusest peale olnud väga hea meel saada mentorlust esiteks Asko Talu käest, kes oli siis ka pikaajaline TNT Eesti juht
kes nii-öelda läks sellest ettevõttest ära, siis kui muutused hakkasid maailmas siin toimuma. Aga jaa, kindlasti ma usun mentorlusse ja ma ise, ma olen käinud mentorprogrammides ka peale Asko Talu, eks ole, siis ma käisin ka väikeettevõtja siis nii-öelda mentorprogrammis. Ja ma arvan, et iga inimene võiks sinna tegelikult minna, sest see on nii väikse raha ja sa saad tegelikult sellise väga hea positiivse kogemuse. Sa saad ülevaate, millega sa kokku puutud ettevõtluses ja teine asi on, sa saad ka sellise nagu normaalse kontaktvõrgustiku, sest need inimesed, kellega meie kohtusime, siis meil on nendega tegelikult hea kontakt on olemas ja sa saad tegelikult seda inspiratsiooni ka. Aga ma olen ise andnud küll, jah, mitte nüüd selles mõttes sellisel kujul, et ma nüüd lepin kokku, et kuule, ma olen su mentor nüüd, vaid minu jaoks on nagu okei see, et kui me ettevõtjatena lihtsalt räägime, et kui kellelgi on nagu probleem, siis ei tähenda seda, et ma pean talle arve esitama selle eest, et kui me räägime või ma juhin ta tähelepanu näiteks mingile punktile, on see juriidiline või siis mitte, eks ole. Aga selline suhtlemine on nagu täiesti okei. Ja ma olen osalenud ka, kunagi siin Koplis oli see Kamahause, oli nüüd on ta Kopli vist restoran. Ja siis seal Kamahausi perenaine ka kogus kokku selliseid nagu ettevõtlusringi, ehk siis erinevad ettevõtted käisid, rääkisid oma probleemidest ja asjadest ja toetasid ja niimoodi, et see on nagu hästi kihvt tegelikult, et sa saad käia ja rääkida inimestega. Jagada enda näiteks mingisuguseid kogemusi või siis ongi see, et kas või saada tuge. Aga mentorlus, ma arvan, laias mõttes on nii positiivne asi, et mitte ainult ettevõtluses, vaid ongi alates koolidest pihta. Et see on nagu kihvt. Väga näe. Sest tugiisiku omamine tegelikult, et kellega sa saadki nagu nii normaalselt rääkida. Ja selles mõttes, kes võtab nii-öelda, kellel on ka julgus sulle nii-öelda selles mõttes see nii-öelda ego nagu maha tõmmata sulle. Et kui sul on keegi selline, sest mentor ei pea olema keegi a la mingi teine ettevõtja, eks ole, sul võib olla sul kas või vanaema või vend või sõber või kes iganes. Keegi, kellega sa saad rahulikult rääkida mingid asju läbi niimoodi, kes annab sulle nõu, mitte ei anna sulle hinnanguid ainult. Et see on nagu oluline. Aitäh selitamast, väga, ma olen täitsa nõus sellega. Ja räägi viimasena, et kuidas mina või meie kuulajad üldse sind nagu aidata saab, et mis on sinu jaoks teha? Bullet Expressina ma tänan kõiki ettevõtjaid, kes on meiega siiamaani olnud koos, nii siin Eestis kui väljaspool, aga kindlasti nad saavad helistada meile, nad saavad tulla meie klientideks. Ja kui nad teavad, et neil on kuskil Eestist väljas veel tuttavaid või inimesi, või ettevõtteid, kes vajavad sellist nagu personaalset lähenemist ja sellist kvaliteetset, mõnusat koostööpartnerit, siis tulge meile, teeme ukse lahti, võtame kõik sisse, ei ole üldse probleemi. Me võtame kõik võtame vastu ja leiame. Muidugi üks asi on ka see, et mis meie nagu ise ka saame nagu vastu pakkuda, on see, et selline nagu networkimine, et me igapäevaselt ka tegelikult soovitame enda klientidele, enda nagu nii-öelda koostööpartneritele, et kui nad otsivad näiteks kedagi kuskil mingis või tahavad mingit tausta teada saada, et me pakume sellist tuge ka. Et me ei ole lihtsalt niimoodi, et okei, annad pakki üle ja võtad vastu viid ära, vaid on see, et ettevõtte Mati saab mulle helistada, kuule Kristjan, kas sa tead äkki seal Rootsis on näiteks üks siuke ettevõte, kes võttis muga ühendust ja tahab osta mingisuguse kaubakoguse, et kas mul on turvaline tema käest osta? Mina saan küsida nii-öelda või vaadata enda andmebaasi, mis see taust on, kas ma tean seda ettevõtet ja me jagame seda infot, eks ole. Kas või sellega, et üks Rootsi klient nagu küsis meie käest, et kuulge kutid, et ma otsin omale sellist head roostevaba metalli nagu sellist konstruktsioonide nagu nii-öelda siis ettevõtted, kes saaks nüüd keevitamisega hakkama, et saaks nagu teha kvaliteetset tööd, et mul oleks neile pakkuda nagu lepingid. Fine, vaatame oma kliendi baasi ja vaatame laiemalt ringi, kellele ma võiks soovitada. Isegi siis, kui see ettevõte ei ole minu klient, siis, aga ma tean, ma olen kohtunud selle ettevõtjaga
siis mul on ainult hea meel, kui ma saan võtta ühe Eesti ettevõtte ja panna kuskile Euroopasse kuskile või kuskile mujale nagu mingisuguse inimesega kokku ja äkki nad saavad äri teha. See on nii äge. Minge uksest välja, minge õue, minge Euroopasse, otsige eksporditurge ja ärge nii-öelda nutke kodus, et kõik on nagu paha. Väga, jah. Suurepärane, aitäh Kristjan jagamast ja ma arvan, et koostöö on võti. Koostöö on võti. Super, sellega me lõpetame. Aitäh Kristjan. Tänud. Selline saade oli siis meil täna Kristjaniga ja me väga nautime selle tegemist ja ma loodan teile ka meeldis. Et hakkametegutsema.ee on see leht, kuhu tasub minna. Seal leiate informatsiooni Kristjani kohta ja ka minu kontaktid. Saatke mulle küsimusi, saatke mulle kommentaare, ma väga ootan neid ja kuidas ma saaks seda saadet paremaks teha. Kindlasti tellige see saade endale iTunesist, jätke sinna reitingud ja reviewsi, mis on väärmiselt kasulikud ja ma otsin ka vabatahtlikud endale, kes aitaks mul seda saadet teha. Ja ka kindlasti uusi külalisi, kes kui te arvate, et teil on mõni tore inimene, kes võiks siin saates esineda, palun andke mulle teada. Ja aitäh teile ja järgmise korrani!